Naminõue. Praegu oleme siis sellises templis nimega Naminõue. Siin on suht palju rahvast. Isegi leidub natuke neid, kes on traditsioonilistes riietes. See on siis põhimõtteliselt siin Nahas mingi linna ääres, on sinna äkki. Linna ääres, seal mere ääres olev see tempel, nagu nimi ütlebki, see on lainete kohal, et ta on põhimõtteliselt sellise nagu kaljunuki otsa peal. Et pärast saab võib-olla külje pealt ka korra näha. See on selle ujumisranna. Et siin õpetatakse palvetama. Ja. Et kõigepealt tuleb kumarduda 2 korda, siis tuleb 2 korda käsi plaksutada ja siis teha 1 kummardus. Sa võid näidata ette, kuidas seda tehakse. Ja siis ma lähen natuke ettepoole, äkki kellegilt läheb näha. Ja siis, jah, täitsa palju rahvast. Ma oleks oodanud nii palju, et algas, kui ma alt neid traditsioonilisi nägin, siis ma mõtlesin, et äkki on mingi matsuri, aga tundub, et matsurit ei ole, sest siin pole mingit müügil ette. Tempel näeb välja siis selline. Nii. Siit oli näha, kuidas seda tegin, et plaksutasid ära ja kohe tuleb see viimane kummardus ka vist. Hetkel nad vist räägivad, mida nad mõtlevad. Nii, aga mis me veel tegime? Täna hommikul ärkasin ülesse ja siis mul oli silm paistes. Et oli juba eile, hakkas juba vaikselt minema ja siis ma mõtlesin, et kuna homme on pühapäev ja mõni kaugel maal ka, et siis igaks juhuks peaks mingit rohtu küsima. Käisime kohaliku selle apteegis, sealt nagu ei osatud midagi anda, vähemalt midagi, mis oleks tundunud, et ma ei saa ühesõnaga aru, mis nad pakkusid. Ja arvatavasti antibiootikum nad ei pakkunud, siis mõtlesin, et käime arsti juures. Leidsime siis sealt õnneks hotelli ja siis selle apteegi vahelt leidsime haigla, mis oli silmakliinika oligi täpselt. Me korra guugeldasime selle välja ka, aga mõtlesin, et seal võiks ainult prille. Tuleb välja, et seal ei müüdud ainult prille. Ja siis ma käisin seal ära, ma näitan kuule ennast ka. Siuke, kas silm on natuke näha siit või? Jaa. Äkki on? Jaa, nii. Täitsa paistes. Täitsa paistes, okei. Ja siis seal olin mingi pool tundi olin järjekorras, siis ma sain nagu arsti jutule, mingi meesterahvas oli. Ta oli nagu see, ta rääkis umbes samamoodi, nagu see Viktor Vassiljev sealt Tallinna TV-st, eks ju. Täpselt samasuguse tooni häälega ja ta rääkinud ainult minuga niimoodi, teistega niimoodi. Ja siis seal oli teisi patsiente ka enne mind. Suht palju oli algus, üle 10 inimesi pidime ennem ootama, üks kiiresti läks järjekord. Ja siis lähme allapoole sinna kuskilt. Ja siis, siis läheb sisse ka. Okei, ma räägin lõpuni, siis läheme sisse. Siis mis ma pidangi rääkima? Viktor Vassiljev, said arsti jutule. Sain arsti jutule, siis ta vaatas seda, tegi must pilti sellest silmast paar tükki, vaatas, et mingit mädanikku tema arvates ei ole ja siis kirjutas mulle välja mingit 3 erinevat rohtu, 2 tilka, mida ma siis peaksin 3 korda päevas silma panema ja 1 kreemi, mida sain peale määrida. Ja me pole veel kindlad, et need ei ole homoöpaatilised. Jah, et ta midagi, kuna ta ei maininud, et antibiootikum oleks, ma arvan, et reaalselt need antibiootikumid võib-olla ei ole. Tekstid on peal kõik jaapani keelsest, nii et aru ei saanud. Arstid kõik räägid jaapani keelt. Inglise keel oli neil ikkagi väga nõrgavõitu. Nii et see on hea, et ma jaapani keelt oskasin, et see kindlasti andis mulle palju juurde. Et siis nad said oma keeles rääkida ja siis ma sain nagu enam-vähem aru, et need täitsa põnev. Saab näha, kuidas see loodetavasti läheb paistatus alla varsti. Ja siis arsti juures käik oli minu arust natuke odavam, kui ma ootasin. See läks umbes 5000 jeeni. Et meil on see kindlustus ka, et saab vaadata, kas nad maksavad midagi kinni või ei maksa. Lähme sealt alla, sealt on äkki natuke huvitavam. Seal on see, kui me eile, või üleeile siin ja käisime jalutamas, vaata, me käisime seal puude vahel. Me tulime sealt rannast kuskilt ülesse, sealt samast. Seal on nende kohalik ujumisrand ja siis me kõndisime seal nende asjade vahel. Naha peatänav. Siin on siis see, kus on need turistid ja kõik sellised käivad. Nagu Tokyoski, nagu näha, neile meeldivad sellised ristmikud, kus saad igas suunas korraga üle minna. Nii et siin on ka selline. Et me käisime siin õhtul ka. Siin oli suhteliselt palju rahvast töötuti. Aga siin sellist tänavaturgu nagu ei ole sinna. Tänavaturgu ei ole nagu müügimeestega. Kes jääme ootama siia?
ma tahtsin näidata, et siin on nii palju sporditegijaid. Täna on laupäev ja kooli ei ole ja tööd ei ole ja siis meie hotell, ma näitan jälle, nagu ikka, meie hotell on seal üle jõe ja me tulime siiapoole spordiparki jalutama ja siin on mingid jooksjaid täis. Mis see nüüd on? Okei. Tuleb koledalt. Igal juhul jah, siin on kogu see tee on siin jooksjaid täis. Kerli ütles, et ühte mingit maratoni jooksvat vanameest olid juba päeval näinud meie hotelli ees. Nii et ta on nagu mingi 3 tundi järjest jooksnud või midagi. Ja siin on, mis selle jõe nimi võib olla? Ei tea. Mingi nahajõgi siis ole või midagi. Et jah, siuke täitsa okei ilm on, et õnneks ei saja, soe on, aga vihma lubab. Ennem lubas, et hakkab sadama, et peaks ladistama täiega, õnneks see ladin läks ära. Tähendab, ei vahele, ei ära üldse. Aga jah, neid sportlasi on palju. Viimased momendid Jaapanis. Me oleme siis selles lennujaamas LCD terminalis või LCC terminalis, jah. See näeb selline väga industriaalne välja. No eks ta ongi, nagu ma kunagi ennem mainisin, et see on see odavlennuterminal. Et mida ma mainida tahtsin korra rääkida Jaapani hindadest veel. Minu arvates Jaapan on Eestiga võrreldes suhteliselt odav. Ma ütleks seda sellepärast, et Jaapan oleks odavamaks läinud, ma arvan, et Eesti on lihtsalt nii kalliks läinud. Näiteks Kerli ostis komplekti sushisid, mis olid mingid lõhesussid, eks ju? Tuunikala sussid. Ja see oli mingi 250 kohalikku raha. No Eesti rahas on see siis mingi üle 2 euro natukene. No mitte tunduvalt. Eestis oleks selline sushi kompleeks 6+ eurot olnud. Lisaks kala tundub siin nagu suhteliselt odav olema. Ju selleks, et on kalastusmaa. Puuviljad on kallid. 2 korda kallimad kui Eestis vist. Kindlasti. Siis muu toit, mingid šokolaadid, ma ei tea, minu arust Eestis on viimasel ajal kallimaks läinud kui siin. Vanasti, kui ma varem käisin, siis mulle tundus, et Jaapani šokolaad on umbes sama hinna kui Eesti šokolaad. Ja muud toidud on hästi odavad, kui kuskil tänava peal söömas käia, siis mingi jube lihtsasti saab mingi 500–700 selle jeeniga sööduks ja tegemist ei ole mingite päevapakkumistega, vaid nende tavatoitudega, mida nad päev läbi müüvad nii päeval õhtul. Et see on siis 4–6 eurot. Hästi odav, noh ka saab kallimalt ka, eks ju. Muude toiduasjade hindu ei oskagi praegu öelda. Sa võtsid ühe korra mingit juustu ka? See oli kallim vist või? See oli ka mingi üle 2 euro, see oli see... Tegelikult see on ka kallim jah, kui Eestis. Eestis on need küll need pakitud üksikute viiludega need välismaa juustud mingi euro midagi, on ju. See oli üle 2 või ligi 3. Okay. Ja see on ka kallim, aga kala on hästi odav. Ja seal siin on krabisid ja neid asju ka, rohelisi tee asju on päris palju, saiakesi on päris palju. Saiakeste hinnad on ka, ütleme, et mitte kõige odavamad. Ei tundunud nagu tapvad, aga võib-olla selleks, et Eesti saiakesi on ka nii kalliks läinud. Lage tõmbab ju uduseks. Aga okei, see on siis head aega praegu Jaapanist. Selline pitsi peale pilet on siis lihtsalt välja trükitud. Aga ma tahtsin näidata seda, et siin on siis nii, et turvakontrollist saime läbi ja nüüd oleme kargoterminali taga. Ja siis seal on meie lennukser osa. Siin on näha näed kaubakonteinerite alused, kus siis seal on näha näed liiguvad ka paar konteinerit. Seal on vist seal taga on vist mingi see takistuste asi, kus taga on meri. Ma arvan, see on näha sellised lainemurdjad välja. Ja kui sealt paremale poole vaadata, siis seal olid lahtised uksed ka, aga need siis hetkel ei paista.